Kas te olete minuga nõus, et kõige sagedamini kuuldav takistus, mida seoses fookuse, järjepidevuse, efektiivsuse ja võimalikkusega lauale tuuakse, on see, et öeldakse, et mul pole aega. Olete nõus? Kõige sagedasem takistus, on ju? Iseendal võib-olla, aga teistel ka, on ju, kui nendega juttu puhuda. Aga mis siis, kui ma ütlen, et ajapuudus ei ole ajapuudus, vaid ajapuudus on fookuse puudumine või siis see, et fookus on ebaselge. Seesama mõte, mis siit just chatist kõlas, on ju. Kui sul pole selgust, siis sa ei saa ju olla fookuses. Kuidas sa tead olla fokusseeritud, kui sa hoiad ennast lihtsalt kõiges korraga tegevana? Sa ei saa olla fookuses, kui sa teed 10 asja korraga. See ei ole võimalik. Ma täpsustan, et fookus ei ole see, et sinna alla kuuluvad kõik sinu harjumused, kõik sinu otsused ja kõik sinu valikud. Fookus on sinu siht. Küll aga kui harjumusi ja valikuid on laual liiga palju, siis ma olen enam kui veendunud, et need kõik ei ole täna päriselt fookusega kooskõlas. Ja järjepidevusel võib puududa absoluutselt igasugune väärtus, kui sa oled järjepidev milleski, mis pole üldse fookusega kooskõlas ega toeta mingil moel sind täna sellel teekonnal. Küll aga fookusega kooskõlas saad sa valida need parimad, töötavamad valikud, mida hoida järjepidevuses. Ehk siis, kui sa tead oma fookust, siis sul on valikute tegemine ka palju-palju lihtsam. Niisiis ilma fookuseta on sul vaid näiline järjepidevus. See on see, kui ajagraafik on tegevusi täis, aga tulemusi sa millegipärast ikkagi ei näe. Ja mis on sinu jaoks efektiivsus? Mille järgi sa saad öelda, et täna oli tõeliselt edukas ja efektiivne päev. Kui sul pole fookusega kooskõlas järjepidevust, siis vist efektiivsust ka ei ole, on ju, sest sa ei näe tulemusi. Või noh, tegus sa ju oled. Mingeid tulemusi sa kindlasti näed, kui sa tahad neid näha. Aga, tead, mis aga tuleb? Aga tuleb sellest, et sul ei ole rahulolu tunnet sees, on ju? Kes kogeb, et tihti on selline rahulolematuse tunne? Rahulolematuse tunne tuleb sellest, et fookus ei ole paigas või see ootus sellega, et mis sa tahtsid täna ära teha või mis sa tahtsid nädala või kuu jooksul ära teha, et see ei ole paigas. Seepärast ma ka küsisin sinu käest, mis on ootus tänasele veebiseminarile. Ma absoluutselt alati küsin seda esimese küsimusena, sest selleks, et teada, kuidas luua teekond, on sul vaja teada, kuhu sa seda teekonda loomas oled. Niisiis, kuidas sulle nüüd tundub? Kuidas need 3 – fookus, järjepidevus ja efektiivsus – sinu jaoks täna päriselt koos toimivad?